Internet võib olla lõputu meelelahutuse allikas tänu sellistele platvormidele nagu YouTube ja TikTok. Mõned kasutajate üleslaaditud videod lähevad viraalseks minutitega, kuid mõne sellise video taga peitub süngeid taustu, millest vähesed teavad enne, kui tõde hiljem päevavalgele tuleb. Number Kuma. Britney Spears on olnud popmuusika ikoon alates oma debüütalbumi Baby One More Time ilmumisest 1999 aastal. Sellest ajast alates on tal olnud tohutu fännibaas, hoolimata sellest, et ta on aeg-ajalt vaimse tervisega võidelnud ning mõned fännid on jäänud lojaalsemaks kui teised. 2007. aastal näitas 19-aastane Cara Cunningham, kes sündis nimega Christopher Cunningham, seda. Ta oli üks Britney veige pühendunumaid fänne, kui ta laadis YouTube'i üles video, milles ta kritiseeris meediat ja avalikkust lauli eluvalikute kritiseerimise eest. Mõne päevaga läks video, mille pealkiri oli Leave Britney Alone viraalseks ning Cara nägu sai tuntuks üle kogu maailma. Sel ajal oli Spears tõsise vaimse tervisekriisi keskel, mida meedias laialdaselt kajastati, mistõttu paljud inimesed kritiseerisid tema käitumist ilma tegelikult mõistmata, mis toimub. Sel ajal pidi Spears toime tulema oma tädi Sandra Covingtoni kaotusega, kellega ta oli väga lähedane. Hiljem ütles ta, et tädi surm põhjustas talle tohutut leina ja oli tema kokkuvarisemise katalüsaatoriks. Leinaga toime tulemiseks hakkas ta tarvitama illegaalsetest aineid ja kui ta mõistis, et vajab abi, läks Spears ise võõrutusravile. Kuna tema probleemid olid meedia poolt kogu maailmale avalikustatud, pidi ta pidevalt taluma paparatsode ahistamist ning surve hakkas oma mõju avaldama. Varsti pärast seda, kui ta oli võõrutusravil käinud, astus ta ühte salongi Californias ja ajas endal kuulsal kombel kõik juuksed maha, põhjustades meediasensatsiooni, millest räägitakse siiani ning mis näitas, kui sügavalt tema lein teda mõjutas. Sel ajal oli ta samuti segatud kibedasse hooldusõiguse vaidlusse oma endise abikaasa Kevin Federline'iga. Ja mis veeldi hullem, ta kaotas lõpuks oma 2 poja hooldusõiguse, mis harvas tema niigi kehva vaimset tervist veelgi. Ühe vahejuhtumi ajal lõi ta vihmavarjuga paparatsode autot ja meenutas hiljem, et see oli üks tema elu madalaimaid hetki. Vaatamata kõigele sellele jätkas ta muusika kirjutamist ja andis välja oma albumi Blackout, mida paljud popmuusika fännid peavad niinimetatud popi piibliks. Nagu sageli juhtub, jätkasid paljud inimesed Spearsi kritiseerimist, mis viis Cara otsuseni salvestada ja postitada oma video YouTube'i. Videos on näha, kuidas ta nutab ja ütleb, et avalikkus peab meeles pidama, et Britney oli inimene, mitte lihtsalt kuulsus, keda naeruvääristada. Ühel eriti pingelisel hetkel videos selgitab ta, mida Spears läbi elab ja väidab, et tema fännid tahavad lauljalt aina rohkem, samal ajal kui kritiseerivad tema elus tehtud valikuid. Seejärel karjus ta korduvalt kaamerasse, et avalikkus jätaks ta rahule, millest sai ka video pealkiri. Seejärel ütles Cara, et kõik, kellel on Spearsiga probleem, peavad temaga arvestama. Enamik inimesi pidas videot piinlikuks või liialt dramaatiliseks, kuid internetis on ilmunud mitu postitust, kus postitajad tunnistasid, et nad eksisid laulja kritiseerimises ja võib-olla oli Cara kogu aeg õigus. Video kogus vaid 24 tunniga koguni 2 miljonit vaatamist ning Cara kutsuti isegi mõnda Ameerika Ühendriikide telesaatesse esinema. Seda peetakse üheks esimeseks viiruslikuks videoks üldse ja sellest ajast alates on Cara jätkanud oma sõnumi levitamist. Ära lase vihkajatel end heidutada. 9. Aqualungi sukeldumist harrastavad miljonid inimesed üle kogu maailma ning seda peetakse löögastavaks ja väga harivaks hobiks, mille käigus sukeldujad näevad eksootilisi kalu, kummalisi mereelukaid ja mõned suudavad isegi õhtusöögiks midagi kinni püüda. 57-aastane Michael Packer, Aqualungi sukelduja Cape Codest, Massachusettsist, tegi just seda ühel päeval 2021 aastal, kui ta otsustas minna sukelduma homaaride otsingule. Kuid selle päeva lõpuks ei suutnud ta uskuda, et ta veest elusana välja sai. Michael sündis New Jersey's, kuid kolis koos emaga Cape Codi, kui ta oli veel noor. Siin hakkas talle väga meeldima kalapüük ja sukeldumine. Kui tal õnnestus mõned homaarid püüda, müüs ta need äriklientidele, kuid mõnikord jättis ta mõned sõpradele ja perele nautimiseks. Enamasti elas Michael vaikset elu ookeani ääres. Aga 2021 aastal jäi ta ellu esimesest 2 õõvastavast katsumusest, mis oleksid võinud tema elu kergesti lõpetada. 2021 aasta juhtumi ajal oli ta koos 5 teise inimesega lennukis, mis lendas San Jose'st Puerto Jimenezi, kui lennukil tekkisid mootoriprobleemid. Lennuk kukkus alla kaugemas piirkonnas ja päästjatel kulus nende juurde jõudmiseks mitu tundi.
Ta sai vigastada näos ja jäsemetes, kuid pärast mõnenädalast haiglaravi paranes ta täielikult. Ta ütles oma perele, et ei suuda uskuda, et ta lahkus õmmetusest elusana ja kui päästjad poleks õigel ajal kohale jõudnud, poleks ta tõenäoliselt elusana koju jõudnud. Ta meenutas, kuidas tema kalapaat hakkas merre triivima, kui ta oli 15-aastane. Ta otsustas sellele järele ujuda, kuid kaotas kiiresti halva nähtavuse tõttu suuna. Lõpuks leiti ta üles, kuid tal vedas, et ta jäi ellu. See oli tema esimene hirmuäratav kokkupuude. Viimane juhtus 2021 aastal, kui ta sukeldus homaare püüdma, nagu ta tavaliselt tegi. Pärast vettehüppet Cape Codis hakkas ta ookeani põhjas ujuma, et homaare koguda, kuid siis juhtus midagi mõeldamatut. Alguses ei saanud Michael aru, mis toimub, sest teda haaras ootamatult pimedus ja ta tundis, kuidas miski lükkas teda tagant. Siis sai ta aru, et oli sattunud küür vaala suhu ja ta tundis, kuidas vaala suu lihased teda pigistasid. Ta oli kindel, et ei pääse sealt kunagi elusana välja ja järgmise poole minuti jooksul ei teadnud ta üldse, mida teha, et vabaneda. Õnneks polnud vaalal mingit kavatsust Michaelit vigastada ning ta avas oma suu, raputades samal ajal pead küljed küljele. See põhjustas selle, et Michael kukkus välja ja tema sõber Josiah Mail, kes oli kogu sündmust pealt näinud, võttis ühendust võimudega. Michaeli intervjuu ühe juhtiva Austraalia telesaatega levis kiiresti kulutulena, kuid paljud inimesed olid tema väidete suhtes skeptilised, kuni pealtnägijad tema lugu kinnitasid. Paljud inimesed arvasid, et ta oleks tõsiselt viga saanud, kui ta oleks tõesti vaala poolt alla neelatud. Kuid Michael selgitas kiiresti, et vaalakõri on inimese neelamiseks liiga väike ning täpsustas, et ta oli lõksus vaid vaala suus, mitte maos. Michael on juhtunud rahulikult võtnud ja jätkab tänaseni homaaride püüdmist, keeldudes laskmast sellel juhtumil takistada tal tegemast seda, mida ta armastab. 8. koht. Enamik meist on unistanud suure rahasumma leidmisest või sattumisest sularaha automaadi juurde, mis hakkab välja andma tohutult palju raha. Kuigi see on tore mõte, ei tea paljud, et selle raha endale jätmine võib neile palju pahandusi tuua, nagu näitab 39-aastase naise Xenia Filippo juhtum. Juhtum leidis aset 2024 aasta jaanuaris, kui 78-aastane pensionil elektriinsener Andrew Chase Sitbong otsustas oma eluaegsed säästud kanda Ühendkuningriigi Barclays panga kontolt Uus-Meremaa Aucklandis asuvale Westbacki kontole. Kahjuks kasutas Andrew vananenud arvutit, millel oli kleepuv klaviatuur ja uue pangakonto numbrit sisestades jäi tal üks number kogemata sisestamata. Veelgi õnnetum oli asjaolu, et see vale number kuulus Xeniale ja nii kanti raha tema kontole. Oma ja oma abikaasa Aleksandri üllatuseks avastasid nad, et tema kontole oli laekunud kokku $158 000 ja nad otsustasid selle endale jätta. Hiljem väitsid nad, et arvasid, et see raha on nende võit interneti hasartmängudest, kuid tunnistasid ka, et nad ei olnud kunagi vaevunud oma teooriat kinnitama. Nad uskusid, et see oli Jumala õnnistus, kuid järgnevatel nädalatel said nad peagi aru, et see oli õnnistusele vastupidine. Kohtunik ütles hiljem, et ta ei usu seda sündmuste versiooni, arvestades, mida paar järgmisena tegi. Nad kandsid kiiresti suurema osa rahast teistele pangakontodele ja hakkasid siis kulutama. Nad saatsid $20 000 oma peredele Samoale, maksid mõned oma arved ja ostsid siis uue sõiduki pärast olemasoleva auto jäägi tasumist. Kui sündmuste tõeline versioon avalikuks tuli, väitsid Xenia ja Alexander, et nende nimesid ei tohiks avalikustada, kuna nende kirik või kogukond võib meid häbistada. Kuid asja arutav kohtunik ei olnud sellega nõus, kuna seda peeti mõõdukaks kuni tõsiseks kuriteoks ja ta keeldus andmast avalikustamiskeeldu. Andrew nõudis samuti, et nende nimed avalikustataks, kuna ta oli kindel, et paar teadis väga hästi, et raha ei kuulu neile õigusega. Viitas asjaolule, et Xenia oleks pidanud teadma, et sissemakse tehti Barclaysi pangakontolt, mitte mõnelt veebipõhise hasartmängu saidilt. Pärast nende arreteerimist märkis kohtunik, et paar kandis suurem osa rahast mõne tunni jooksul teistele kontodele, mida ta pidas kahtlaseks. Alexander ja Xenia esitasid seejärel süüdimõistmiseta vabastamise taotlused. Kuid kohtunik lükkas selle apellatsiooni tagasi, kuna nad pidid oma tegude tagajärgedega silmitsi seisma, hoolimata sellest, et Andrew oli alguses vea teinud. Xeniat süüdistati varguses, samal ajal kui Alexandrit süüdistati varastatud raha, summas $64 000 vastuvõtmises. Mõlemad tunnistasid end süüdi ja neile määrati 6-kuuline kogukonna karistus.
Alguses ähvardas neid 2 aasta pikkune vanglakaristus, kuid tänu süü tunnistamisele said nad kergema karistuse. Punk suutis taastada vaid $28,000 Andrew rahast, kuid kinnitas talle, et ülejäänud summa kantakse tema pangakontole tagasi. Intervjuu Andreiga levis kiiresti kulutulena ning paljud vaatajad olid Senja ja Aleksandri peale nördilud, sest nad uskusid, et paar käitus kuritegelikult ja oleks pidanud oma petlike tegude eest vanglakaristuse saama. Kogu kadunud raha kanti lõpuks Andreile tagasi tema kontole. Lisaks maksis Barclays Pank talle 500 naelase hea tahte makse. Number 7. Enamik viirusvideoid ringleb internetis mõned kuud ja kaob siis unustusse. Kuid harvadel juhtudel toovad need videod kaasa tohutu kasu video peategelasele. Nagu juhtus Pakistani kodaniku Shahid Naziriga, kes oli 2012 aastal viraalseks saanud One Pound Fish videostaar. Video, mille laadis YouTube'i üles kasutaja nimega Col Miller, näitas 31-aastast Nazirid oma kalaletil Ida-Londonis enne Readingu ja West Hami jalgpallimängu 31. märtsil samal aastal. Video kirjanduses oli öeldud, et Nazir on kohalik legend, kuna ta sai tuntuks oma kalaletiga ja sellega, et ta lõbustas kõiki möödujaid, kui ta oma kala müüs. Kaadrid näitavad, kuidas Nazir vestleb mõne kohaliku elanikuga, kui Miller palub tal oma kalalaulu laulda. Mõned inimesed poseerivad temaga fotodel ja on selge, et teda austatakse selles piirkonnas väga. Seejärel hakkab ta laulma sõnadega: "Tulge daamid, 1 naela kala. Vaadake, väga hea, väga odav, 1 naela kala." Video läks kiiresti levima ja mõned inimesed hakkasid võrdlema Naziri lauljaga PSY, kes on tuntud laulu Gangnam Style esitaja. Nazir oli olnud Londonis vaid aasta, kui video levima hakkas ja ta otsustas oma uue kuulsuse täielikult ära kasutada. Ta tegi laulule muusikavideo ja ka see läks kiiresti levima, kogudes mõne päevaga miljoneid vaatamisi. Kõik, mis järgnes, tundus Nazirile nagu keeristorm. Talle pakuti Warner Brothersi poolt plaadilepingut ja laul tehti Ühendkuningriigis iTunesis kättesaadavaks. Intervjuude ajal selgitas ta, et tuli selle lauluga välja, kuna ta ei tahtnud avalikult karjuda. Tema ülemus käskis tal karjuda, et potentsiaalsete klientide tähelepanu saada, kuid Nazir tundis end selle mõttega ebamugavalt ning improviseeris selle asemel nüüdseks kuulsa viisi ja sõnad. See töötas ja varsti sai kalalet kohalike seas väga populaarseks. Näed keendusid isegi midagi ostmast, kui ta oma laulu ei laulnud. Ja kui see video YouTube'i üles laaditi, sai ta kiiresti kuulsaks. Selle aasta lõpuks konkureeris 1 naela kala jõulude edetabeli esikoha pärast koos selle aasta X-Factori võitjaga. Lõpuks jõudis laul 4. kohale ja laulja Timbaland andis välja kaveri. Nazir naasis samal aastal detsembris Pakistani ning teda tervitas hulk fänne, kes ootasid teda lennujaamas, et imetluses talle lillevanikut kaela panna. Ta oli leidnud kuulsuse, kuid tema kuulsus jäi üürikeseks. Veel Pakistanis olles tuli ilmsiks, et ta oli enne riigist lahkumist allkirjastanud 6,6 miljoni suuruse tšeki, kuid see tšekk osutus katteta. Seetõttu arreteeriti ta ja talle esitati süüdistus pettuses pärast seda, kui üks eralihasingu firma oli Lahores kuriteost teatanud. Tema transpordifirma Rajput Goods Transport nõustus raha osamaksetena tagasi maksma, kuid ei suutnud seda teha ning ta ei ilmunud ka järgnevatele kohtuistungitele. Tema vahistamiseks anti välja order ja ta vabastati kautsjoni vastu, kui ta kohtule kinnitas, et maksab oma võla tagasi. Nazirile keelati Ühendkuningriigi tagasipääs ja tema muusikukarjäär sai läbi. Täna elab ta koos perega endiselt Pakistanis ja aeg-ajalt postitab ta laule oma TikToki kontole. Number 6. Iroonilisel kombel on laulja laudukirjutaja Robin Thicke kõige tuntum oma hitloo Blurred Lines poolest, kuid just see sama viraalne lugu tõi talle seadusega pahandusi ja maksis talle lõpuks miljoneid dollareid. Thicke sündis 1977 aastal Los Angeleses 2 tuntud näitleja peres. Gloria Loring, kes mängis seebiooperis Days of Our Lives ja Alan Thicke, kes on tuntud situatsioonikomöödiast Growing Pains. Kui ta oli veel noor, esines ta mitmes telesaates, sealhulgas Imelised aastad, Uus Lassi, Meid on ainult 10 ning samuti Growing Pains. Kuid ta otsustas, et soovib pigem muusikukarjääri teha ning tema perekond toetas teda sellest täielikult. Ema ja tema isa kirjutasid koos tema esimesed laulud, kuid isa soovis ka, et ta lõpetaks keskkooli enne, kui ta koos oma vokaalansambliga esimese albumi välja annab. Ta keeldus demo salvestamise eest maksmast, kuid makse tegi ära teise ansambli liikme onu.
Varsti sõlmis Thick leping R&B laulja Brian McKnighti produktsioonifirmaga ning seejärel kohtus ta Jimmy Ioviniga, kes aitas tal saada plaadilepingu Interscope Recordsiga. Ta oli tol ajal vaid 16 ning järgmisel aastal lahkus Thick kodust, et oma unistusi järgida. Alguses töötas ta pigem produtsendi ja laulu kirjutajana kui artistina ning kirjutas loo When You Put Your Hands On Me, mis lisati Christina Aguilera omanimelisele debüütalbumile. 1999. Aastal hakkas Thick keskenduma omaenda muusikale ning hakkas raha koguma, et salvestada oma debüütalbum, kuid siis sõlmis ta teist korda lepingu Interscope Recordsiga. Tema debüütsingel When I Get You Alone loodi, kasutades Walter Murphy muusikast pärit sampleid ning muusikavideo saavutas mõõduka edu. Lugu läks palju paremini sellistes riikides nagu Austraalia ja Itaalia, kuid Thick ei suutnud USA's erilist muljet avaldada. 2003. aastal ilmus tema debüütalbum A Beautiful World, kuid ka see ei suutnud muljet avaldada. Kuigi album ei vastanud plaadifirma ootustele, hakkas Thick saama pakkumisi edukatelt artistidelt, kes soovisid temaga koostööd teha. Nende hulka kuulasid Mary J. Blige, Usher ja Lil Wayne. Plaadifirma polnud tema plaadimüügiga rahul ning seetõttu lükati tema teise albumi ilmumist mitu korda edasi. Seejärel sõlmis ta lepingu Star Trek plaadifirmaga ja andis välja singli Wanna Love You Girl, mis saavutas mõningast edu Ühendkuningriigis. Album ilmus järgmisel aastal ja tema laul Lost Without You sai tema esimeseks edukaks luuks, jõudes Billboard Hot 100 edetabelis 14. kohale. Tema karjääris oli järgnevatel aastatel nii tõuse kui mõõnasid ning 2013. aastal andis ta välja albumi Blurred Lines. Nimi lugu sai Vevo platvormil vaid mõne päevaga üle 1 miljoni vaatamise ning Thick pidi uskuma, et ta on lõpuks oma unistuse täitnud. Kuid tema rõõm jäi üürikeseks, kui talle teatati, et tema vastu esitati autoriõigust rikkumise hagi. Peaaegu kohe pärast loo ilmumist hakkasid vaatajad märkama, et suur osa muusikast oli otse üle võetud Marvin Gaye laulust Got to Give It Up. See oli Thicki tollane suurim hitt ja see tõi talle üle $5 miljoni tulu. Ta esitas hagi, et tõestada, et ta ei olnud kasutanud Gaye muusikat ning Gaye perekond esitas vastuhagi. Asi jõudis haripunkti 2015 aastal ja Thickile mõisteti autoriõiguste rikkumise eest välja $7,4 miljonit kahjutasu, kuid see summa vähendati hiljem $5 miljonile, mille pidid maksma Thick ja tema produtsent Pharrell Williams. Duo kaebas otsuse edasi, kuid see jäi jõusse. Ja tänaseni pole Thick suutnud omaenda kirjutatud materjaliga selle laulu edu korrata. Number 5. Meile kõigile meeldib, kui internetis ilmub mõni hea uus meem või viiruslik video, kuid enamik inimesi ei tea, et mõnel juhul peidavad need videod endas emotsionaalseid raskusi, mis tulevad ilmsiks alles hiljem ja muudavad seda, kuidas me neid kaadreid tulevikus näeme. TikTok on vaieldamatult üks suurimaid sellise sisu allikaid, kuna kasutajad naudivad teiste postitatud videote remiximist, et saada rohkem vaatamisi ja võib-olla lühikeseks ajaks kuulsaks internetitäheks saada. Läheks näiteks on video, mille laadis 2017 aastal Instagrami platvormile üles Tyrese Gibson, Grammy auhinnale nomineeritud R&B laulja ja näitleja. Videos on näha, kuidas ta nutab, paistab olevat suures ahastuses ja kordab paluvalt sõnu Mu jumal, mu shaila. TikToki kasutajad tegid videost kiiresti remixe ja see läks üle maailma viraalseks. Paljud inimesed matkides Gibsoni reaktsioone ning mõned isegi pilkasid teda, teadmata tema emotsionaalse ahastuse põhjust. Enamik inimesi mäletab Gibsonit tema rollide poolest filmides nagu Kiired ja vihased ning Transformerid. Kuid ta on mänginud ka teistes filmides nagu Neli venda, Waist Deep, Surma võidusõit ja Morbius. Ta on ka kirjanik, kes pole mitte ainult loonud koomiksisarja, vaid andnud välja ka New York Timesi menuki nimega Kuidas iseendale teed vabaks teha. Ta oli kaasautoriks raamatule Mehe õpetus, sinu mehe mõistuse saladused paljastatud, koos Rev Runiga ning ka sellest sai menuk. 2007. aastal abielus ta Norma Mitchelliga. Samal aastal sündis neil tütar ja nad asusid elama Atlantas, Georgia osariigis. Kuid 2009. aastal see abielu lõppes. Seejärel abiellus ta 2017 aastal Samantha Lee'ga ning neil sündis tütar järgmisel aastal, kui nad lahutasid 2022 aastal. 2 aastat hiljem tuli ilmsiks, et Gibson ei olnud Lee'le elatist maksnud. Ta võeti vahi alla ja talle määrati tingimus maksta $74 500 enne vabastamist, mida ta ka tegi. Kuid just tema esimene abielu hakkas teda hiljem kummitama. Kui tema tütar sellest abielust oli 10-aastane, Williams taotles ainuhooldusõigust pärast seda, kui ta süüdistas Gibsonit tütre mahalükkamises.
Gibson eitas süüdistusi ja salvestas seejärel nüüdseks kurikuulsa video, mille ta laadis üles oma Instagrami kontole. Ja selles videos oli näha, kuidas ta kandis T-särki, mille esiküljel oli kiri Shayla Rocks. Ja teda nähti kohtult palumas, et tema tütart temalt ära ei võetaks. Williams väitis hiljem, et oli hoidnud teda nende tütart nägemast, kui laps tema juures viibis. Ja ta otsustas tema passi kinni hoida, kui Williams seda küsis. Lisaks süüdistas ta teda füüsilises rünnakus enda ja mitme teise inimese vastu, lisades, et ta muutus vägivaldseks alati, kui keegi temaga ei nõustunud. Lõpuks anti paarile võrdselt jagatud ühine juriidiline ja füüsiline hooldusõigus nende tütre üle. Ja alles pärast nende üksikasjade avalikuks tulekut said TikToki kasutajad aru, et nad olid teinud nalja Gibson üle, kui ta oli oma elu ühes madalaimas punktis. Number 4. Mitte kõik viiruslikud videod ei tulene traagilistest sündmustest, nagu näitab üks kõigi aegade kuulsamaid viirusvideoid, milles esineb naine nimega Kimberly Sweet Brown Wilkins, kes suutis pääseda väga ohtlikust olukorrast, enne kui temast sai internetisensatsioon. Need meist, kes on tuttavad viiruslike internetivideote ja meemidega, mäletavad fraasi Ain't nobody got time for that, mis vallutas maailma 2012 aastal. Selle lause ütles Wilkins intervjuus meediaväljaandele ning praktiliselt üleöö sai temast internetisensatsioon. Järgnenud aastatel sai see fraas mõne inimese igapäevasesse sõnavarasse, kui taheti kirjeldada midagi, mis ei meeldinud või mida ei viitsitud teha. Seda videot viidatakse tänaseni regulaarselt ning seda on kasutatud lugematutes teistes videotes, mida laetakse üles platvormidele nagu TikTok ja YouTube. Sel ajal elas Wilkins Oklahomas kortermajas. Just seal sai ta tuntuks. Kõik algas selle aasta 7. aprillil, kui Wilkinsi naabriks olnud eaka naise kortermajas puhkes tulekahju. Õnneks suutsid kõik elanikud hoonest õigel ajal evakueeruda ja keegi ei kaotanud elu, kuid naaber tuli kiiresti haiglasse viia, kus teda raviti suitsu sissehingamise tõttu. Ta paranes täielikult ja lasti peagi haiglast välja. Pärast tulekahju saatis meediakanal K4 TV kompleksi reporteri ja operaatori, et intervjeerida mõningaid maja elanikke, ning Wilkins juhtus sel ajal kohal olema. Ta nõustus kaamera ees esinema ja hakkas selgitama, mis temaga juhtus, kuid tegi seda tahtmatult koomilisel viisil. Ta ütles, et ärpas sel pärastlõunal üles ja otsustas endale limonaadi tuua. Ta arvas, et keegi läheduses grillib, sest tundis suitsu lõhna, kuid sai kiiresti aru, et naaberkorteris oli puhkenud tulekahju. Ta selgitas, et hakkas väljapääsu poole jooksma ja mainis kindlasti, et tal polnud aega jalanõusid ega isiklikke asju kaasa võtta, sest ta põgenes oma elu eest. Ta jätkas, et vahetult enne väljapääsuni jõudmist hingas ta sisse veidi suitsu ja lisas, et tal on bronhiit, pärast mida ütles ta oma ikoonilise lause Ain't nobody got time for that, mis pakkus ilmselgelt rõõmu intervjeerijale, keda oli kuulda kaamera taga itsitamas. Niipea kui klipp avalikkusele kättesaadavaks tehti, hakkasid sotsiaalmeedia kasutajad seda oma videotes suure eduga kasutama. Õpilased kasutasid seda, et väljendada oma rahulolematust eksamiks õppimise üle. Teised kasutasid seda remixi lauluna ning ta ilmus lugematutes meemides, mis viitasid COVID-19 pandeemiale. Kiire kuulsus tuli Wilkinsile üllatusena ning hiljem ütles ta, et käitus lihtsalt nii, nagu ta tavaliselt teeb ja et nüüdseks kuulus fraas oli üks tema lemmikväljenditest. Bob Riversi saade tegi Wilkinsist remixi, öeldes, et tal oli bronhiit ning ta otsustas esitada $15 miljoni suuruse hagi, kuna nad kasutasid tema pilti ja väljendit ilma tema loata. Saade väitis, et nad olid saanud Wilkinsilt loa klipi kasutamiseks, kuid tema eitas seda. Hagi esitati Apple'i vastu, kuna lugu laaditi üles iTunesi ning nad eemandasid selle kohe. Seejärel kaebas raadiosaate kohtusse, kuid hagi jäeti lõpuks rahuldamata. Kuid Wilkinsi kuulsus ei piirdunud sellega. Ta esines mitmes kohalikus teleklipis ja saates Tosh Tosh Tok. Kuid tema suurim kuulsuse hetk saabus siis, kui ta valiti filmi A Madea Christmas. Pärast seda käivitas ta veel mitu projekti, kuid need ei jõudnud kunagi teostuseni. Ta on hiljem teatanud, et elab siiani samas korteris, kus ta põgenes ja jätkab oma elu tavapäraselt. Kolmas. On tähelepanuväärne, kuidas mõned inimesed suudavad kuulsaks saada. Vanasti said muusikud kuulsaks tänu mõnele oma laulule, mis muutus populaarseks. Näitlejad töötasid aastaid enne, kui nad tunnustust said ja staarid nägid oma ala kallal vaeva mõnikord aastakümneid, enne kui neist said tuntud nimed. Tänapäeval võib kuulsus olla vaid mõne minuti kaugusel tänu internetile ja selle viiralkultuurile.
Paljudes eelmainitud juhtumites said inimesed kuulsaks lihtsalt sellepärast, et ütlesid mingi lause või ilmusid videosse täpselt õigel ajal. Üks mees, kes saab seda kinnitada, on Antoine Dodson, kes ilmus uudistekanali intervjuusse pärast hirmutavat kogemust, mille tema õde Kelly läbi elas ja õnneks vigastusteta pääses. 2010. aasta juulis kutsuti Huntsville'i Alabama politsei Kelly majja Lincoln Parkis pärast seda, kui teda oma toas füüsiliselt rünnati. Ühel hommikul umbes kell 3:10 ärkas ta oma kodus, mis asub Websteri tänava 500 numbrite lõigus ja ta muutus kohe hirmunuks. Oma suureks ehmatuseks avastas ta ärgates, et keegi oli temaga voodis ning hakkas kohe täiest kõrist karjuma, lootes, et mees põgeneb. Tema vend Antoine kuulis kisa ja jooksis kohe sündmuskohale ning see, mida ta tuppa sisenedes nägi, šokeeris teda. Hiljem selgitas ta, et nägi meest Kelly voodis ja sai aru, et too hoidis tal käsi ümber kaela. Ta jooksis voodi juurde ja tõmbas mehe tema pealt ära, pärast mida ründaja põgenes pimedusse. Kui politsei saabus, leidsid nad sündmuskohalt mehe särgi ja mitu tema sõrmejälge. Õed-vennad teatasid, et nad polnud meest varem näinud ja kuigi Kelly polnud füüsiliselt kuidagi vigastatud, jättis rünnak talle siiski trauma. Kuid keegi ei oleks osanud arvata, mis järgmiseks juhtuma hakkab. Antoine Neal andis intervjuu kohalikule meediakanalile WAFF TV ja tema hoiatused ümbritsevale kogukonnale ning ründajale levisid kiiresti kulutulena. Ta ütles, et inimesed peaksid oma lapsed ja naised peitu panema, kuna piirkonnas oli ründaja ning see klipp levis kulutulena. Helli intervjueeriti samuti ja ta ütles, et mees suutis tema tuppa pääseda pärast seda, kui oli tema akna kaudu sisse roninud. Ta pidas seda lihtsalt mingiks idioodiks getost, kuid Antoine suhtus juhtulusse palju tõsisemalt. Pärast intervjuud kasutasid selle klippi Gregory Brothers YouTube'i kanalilt Autotune the News, et luua laul nimega Bad Intruder. Sellest sai kohene sensatsioon ja Antoine hakkas müüma särke, mille esiküljel oli tema kuulus fraas Peida oma lapsed. Laul jõudis RB ja Soul edetabelis 3. kohale ning oli nädala jooksul iTunesi 25 parima loo seas. Gregory Brothers otsustasid jagada laulu kasumit Dodsoniga, kes ütles, et kasutab raha oma pere koliniseks paremasse naabruskonda. Laul levib internetis siiani, kuid paljud inimesed on väljendanud selle suhtes vastumeelsust, kuna nende arvates pisendab asjaolu, et Kellyt rünnati tema enda kodus. Midagi, mida keegi ei peaks läbi elama. Number 2. Rocky Lockridge sai kuulsaks, kui temast sai esimene poksija, kes alistas Roger Mayweatheri 1984 aasta veebruaris. Ta sündis nimega Ricky Lockridge ja alustas oma poksikarjääri Tacomast, Washingtoni osariigis, oma kodulinnas. Tema tutvustus poksimaailmaga algas Tacoma Boys Clubis ja peagi sai temast AAU riiklik meister kukkaalus. Ta saavutas ka teise koha National Golden Glovesi kukkaalu divisionis ning jõudis 1978 aastal toimunud amatöörboksi maailmameistrivõistlustel veerandfinaali. Pärast edu kolis ta New Jersey osariiki Pattersoni, kus hakkas elukutselise poksijana karjääri tegema. Selle aasta augustis tegi ta oma esimese profimatši ja alistas Tony Reedi tehnilise knockoudiga. Ta võitis New Jersey osariigi sulgkaalu meistritiitli ja USA sulgkaalu meistritiitli. Tema esimene kaotus tuli 4. oktoobril 1980, kui ta kaotas Eusebio Pedrosale. Kuid see ei vähendanud sugugi tema armastust selle spordiala vastu. 26. veebruaril 1984 pidas ta oma meeldejäävaima matši Roger Mayweatheri vastu, kes on poksilegend Floyd Mayweatheri onu. Matš kestis veidi üle 90 sekundi, kui Lockridge väljus võitjana ja isegi tema ise oli üllatunud, kui kiiresti ta oma tugeva vastasega hakkama sai. Järgmisel aastal kaotas ta oma tiitli Wilfredo Gomezile, kuid jätkas edukat karjääri ning lõpetas poksijana rekordiga 44 võitu ja 9 kaotust, millest 36 olid knockoudiga. Pärast sportlaskarjääri lõppu kolis ta koos perega tagasi Tacomasse, kuid siis pöördus tema elu kahjuks halvemuse poole. See majata naine Caroline läksid lahku pärast rahalisi raskusi ja ebaseaduslike ainete tarvitamise tõttu. Seejärel üritas ta teha tagasitulekut, kuid kaotas mõlemad järgmised matšid ning sai selgeks, et tema poksipäevad olid möödas. Ta koolis 1992 aastal New Jersey osariigis asuvasse Camdenisse, kus leidis tööd tünnitootja koristaja ja maalrina. Seejärel pöördus ta kuritegeliku elu poole ning mõisteti 5 aastaks tingimisi pärast sissemurdmise eest süüdistuse esitamist. Hiljem arreteeriti ta taas sissemurdmise eest ja ta veetis 27 kuud vanglas. Pärast vabastamist oli tal raske hakkama saada ja temast sai kodutu. 2006 aastal sai ta insuldi
ja kui tema perekond mõistis, et ta vajab abi, kutsusid nad ta osalema A&D telesaates Intervention. Just siin sai Lockridge taas kuulsaks. Klipis, mis levis kiiresti üle interneti, selgitab tema poeg, et ta armastab teda endiselt, hoolimata kõigest, mida nad aastate jooksul läbi elasid, sest ta on ikkagi tema isa. See tekitas Lockridge'is väga emotsionaalse reaktsiooni, kui ta hakkas häbenemata nutma, kuuldes, et tema perekond võtab ta endiselt omaks. Praktiliselt üleöö tehti sellest klipist meem, mis levis internetis pealkirja all Best Cry Ever. Pärast seda ei elanud ta enam tänavatel ja vastupidiselt kõigile ootustele sai ta kaineks. Kuid ta suri 7. veebruaril 2019, olles 60-aastane, ning tema emotsionaalsest reaktsioonist räägitakse siiani, sest hiljem mõistsid inimesed, miks ta saates nuttis, ja Lockridge'i loos oli palju enamat kui lihtsalt interneti meem. Number 8. Kui viiruslikest internetivideotest räägitakse juhuslikus vestluses, mainib keegi kindlasti Numa Guide. See video oli üks esimesi, mis viiruslikuks läks ja seetõttu on see inimestel aastakümneid meeles püsinud. Kõnealuse mehe nimi on Gary Brolsma, kes 2004. aastal ei oleks kunagi arvanud, et tema spontaanne esinemine veebikaamera ees teeb temast üleöö sensatsiooni ja et sellel on tema elule negatiivne mõju. Sel päeval otsustas Gary end salvestada, tantsides ja Rumeenia laulu Dragosta Dintei järgi suud maigutades. Ta pani videole nimeks Numa ja laadis selle üles Flash-animatsiooni ja mängude veebisaidile newgrounds.com 6. detsembril 2004. Mõne päevaga oli klipp kogunud kuni 2 miljonit vaatamist, mingi inimesed kommenteerisid, et neile meeldisid tema vabameelsed tantsuliigutused, suured silmad ja liialdatud huultega kaasa laulmine. Üsna ootamatult oli Brolsma saanud interneti kuulsuseks, kuid ta polnud selleks, mis järgnes, valmis. Temaga võttis ühendust USA telesaade Good Morning America ning klippi näidati nii CNN-is kui ka VH1. Kuigi mõni inimene oleks sellist tähelepanu nautinud, oli see Brolsmale tohutuks šokiks ja peagi hakkas see tema igapäevaelule mõju avaldama. LA's New Jersey's muutus ta mõnevõrra erakrikuks ja teda nähti harva väljas. Hiljem ütles ta, et veetis enamiku ajast kodus norutades ega suutnud toime tulla sellega, et teda kohe tänaval ära tunti. Kui ta lõpuks julges välja minna, ümbritsesid teda kohe inimesed, kes palusid autogrammi ja matkides tema tantsuliigutusi videost. Tähelepanu muutus liiga suureks ja nii otsustas ta jääda nii kauaks kui võimalik tuppa. Samal ajal pommitasid teda endiselt sõnumitega uudistekanalid, kes soovisid temaga intervjuud teha, kuid ta keeldus neile vastamast. Varsti hakkas tema perekond muretsema tema vaimse tervise pärast, kuna tema iseloom oli hakanud muutuma. Dan oli juba raske, kuid kui inimesed tema ümber hakkasid uurima, miks ta nii masendunud on, muutis see olukorra ainult veelgi talumatumaks. Tema perekond tegi kõik, mis võimalik, et teda aidata, kuid ta oli endasse tõmbunud ja lahkus kodust vaid selleks, et teha vahetusi kohalikus Staplesi poes. Ka tema töökaaslased märkasid, et ta oli muutunud vaikseks ja endasse tõmbuluks, kuid neil polnud aimugi, kuidas teda aidata. Aja möödudes muutus klipp vähem populaarseks ja Brolsma suutis naasta oma tavapärase elurütmi juurde. Järgnenud aastatel lõustus ta andma mõned intervjuud ja selgitas, et ta ei osanud kunagi arvata, et klipp nii populaarseks saab. Mistõttu tabas äkiline kuulsus, tabas teda täiesti ootamatult. Täna töötab ta disaini ja IT valdkonnas ning on oma nime all loolud mõned elektroonilised laulud. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.